Tere! Me lahendame teiega hunniku ülesandeid astmetega, räägime astmete omadusest ja ma soovitan teil, kui te vaatate seda videot, siis koos minuga lahendada, et võtke paber, võtke pastakas ja pange kirja siis kõik need ülesanded, mis ma kirja panen ja proovige ise ka neid läbi lahendada koos minuga. Kõigepealt alustame sellest, mis on üldse aste. Kui me võtame näiteks 5 astmes 2, siis ei tähenda seda, et ma 5 korrutan 2-ga, on ju. Ma ei korruta 5 2-ga, vaid ma korrutan seda 5 iseendaga 2 korda. 5 korda 5, 25. Võtame veel midagi, et näiteks 1 kahendik astmes 3. Siis ma korrutan seda, mis mul siin sulgudes on, mis on nagu astmes 3. Seda ma võtan ja korrutan iseendaga läbi 3 korda. Siin on mul murdude korrutis, korrutan lugejad omavahel, see on 1. Korrutan nimetajad omavahel, 2 korda 2 on 4, 4 korda 2 on 8. Okei. Üldkujul aste kirjutatakse niimoodi, see on A astmes n, tähendab seda, et see A korrutame omavahel ja need tegureid on siin n tükki. See on selline üldkuju. Te peate aru saama, et siin selle A asemel, selle A all võib olla ka mingisugune avaldis. Näiteks meil võib olla mingi x pluss 1 astmes 3. Siis mis see tähendab? See tähendab seda, et ma võtan seda siin, mis võetakse nagu astmesse 3 ja korrutan siis omavahel 3 korda. Et see ei ole nii, nüüd ma kirjutan ühte valed asja. See ei ole see, et näiteks kui mul on mingi x pluss y astmes 10, see ei tähenda seda, et x astmes 10 pluss y astmes 10. See ei ole õige. Et kui mul on x astmes 10, siis põhimõtteliselt ma võin nagu kirjutada lahti astme definitsiooni kasutades. See on siin astme definitsioon, ehk siis kirjutan nagu lahti niimoodi, n korda on ja kui mul on siin aste 10, siis ma võtangi seda sulgu ja korrutaks siis omavahel 10 korda. Tavaliselt sellist ülesandeid ei ole, kus ma pean nagu neid sulgusid niimoodi lahti kirjutama, aga te peate sellest põhimõttest aru saama. Ehk siis sellest definitsioonist. Ja kõik need astmete omadused, mis te juba teate, et siis kui astmeid tuleb nagu liita, kui me korrutame, astmeid tuleb lahutada, kui me jagame ja nii edasi. Kõik need astmete omadused on tegelikult tuletatud siid ja ma näitan teile, kuidas nad on tuletatud. Et näiteks, kui teil mingi astme omadus läheb meelest ära, siis te võite seda definitsiooni järgi nii-öelda tuletada endale. Paneme siis kirja. Astmete omadused. Nii. Esimene astme omadus räägib meil seda, et kui mul on A astmes X korda A astmes Y, siis ma korrutan need astendajad omavahel. Või tähendab liidan X pluss Y. Et kui nad on siin korrutatud omavahel ja kui see asi on neil ühesugune, kui nad on korrutatud ja see asi on neil ühesugune, see A on üks ja sama, siis need astendajaid ma liidan. Ma unustasin öelda ühte väga tähtsat asja ja ma kohe seda ütlen. Et kui meil on mingi A astmes n, siis see A on astme alus. Paneme kirja seda. See on astme alus. See n on astendaja. See on siuke korrektne nimetus on see, et see on astendaja. Tegelikult tihtipeale öeldakse lihtsalt, et see n oleks nagu aste. Aga tegelikult te peate teadma, et kogu see värk on aste. Et see astme alus koos astendajaga, see ongi nii-öelda aste. Okei. Jätkame nüüd siit. Kui ma korrutan omavahel ühesuguse alusega astmeid, siis astendajad me liidame omavahel. Näiteks, kui mul läheb meelest ära see omadus, kuidas ma saaksin seda nii-öelda tuletada? Näiteks, kui mul on mingi 2 astmes 4 korda 2 astmes 3.
ma ju definitsiooni järgi tean, et see 2 astmes 4 on ju 2 korda 2 korda 2 ja korda 2 on ju. Ja nüüd võtame see 2 astmes 3, see on 2 korda 2 ja korda 2. Ja nüüd, mis ma näen? Mul on mingi 2 korrutis siin. Ma loen kokku, palju neid on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja ma saangi kirjutada definitsiooni põhiselt, et see on 2 astmes 7. Aga nüüd näiteks, kui ma tean seda omadus 2 astmes 4 korda 2 astmes 3, liidan omavahel need astendajad ja ma saan siis 2 astmes 7. Täpselt sama tulemus. Okei, see oli nüüd see omadus 1. Mis siin tihtipeale sassi aetakse on see, et kui mul on näiteks mingi, mul on lihtsalt see a astmes x pluss a astmes y on ju. Et nagu teil on nagu meeles on ju, et need a-d on ühesugused on ju, et peaks nagu need ka liitma siis omavahel. Aga nii ei tohi, sellepärast, et siin on pluss. Siin on see pluss. Siis ma ei saa need astendajad omavahel liita. Ma ei saa seda omadust kasutada, siis kui mul on siin see liitmine või näiteks lahutamine. Ja lähme edasi. Teine omadus. Kui ma jagan ühesuguse alusega astmeid, siis astendajad me lahutame. No tuletame ka seda omadust, kui ma tean ainult definitsiooni. Näiteks võtame seesama 2 astmes 4 jagatud 2 astmes 3. Mis ma tean? Ma tean seda, et 2 astmes 4 on 2 korda 2 korda 2 ja korda 2 jagatud siis see. Ja nüüd, kui mul on see murd on ju, mul on siin murru luges mingi korrutis ja siin on mingi korrutis, siis ma saan ju taandada. See läheb ära, see läheb ära, see läheb ära, see läheb ära, see ja see. Ja mis mul järgi jääb? Mul jääb järgi lihtsalt 2. Vaatame siis omadusega 2 astmes 4 jagatud 2 astmes 3. Ma tean, et siis kui ühesuguse alusega astmeid jagatakse, siis astendajad me lahutame 4 miinus 3, see tähendab 2 astmes 1 ehk 2. Okei, olemas. See on meie teine omadus. Näete, mul oli siin 2 astmes 4 ehk siis nagu suurem aste on nii-öelda üleval. Aga all on väiksem aste, 2 astmes 3. Aga näiteks, kui meil on mingi vastupidi, kui meil on üleval 2 astmes 3 ja all on 2 astmes 4, siis kirjutame definitsiooni põhiselt, see on 2 korda 2 korda 2. Ja siin on 4 korda neid. Ja nüüd, kui ma hakkan taandama, siis mis mul järgi jääb? Mul jääb järgi ülesse 1 ja alla on 2. Nii, ja mis see 1 kahendik see tähendab nagu, mis aste see on või mis see tähendab on ju? Kui te näiteks seda, ei tea, te muidugi juba teate seda, aga näiteks kui te ei teaks seda, mis see tähendab, siis see võiks nagu tekitada segadus. Sest kui ma hakkan nüüd võtma omadusega, et mul on 2 astmes 3 jagatud 2 astmes 4. Kui ma jagan ühesuguse alusega astmeid, siis astendajad lahutame. See on 2 astmes 3 miinus 4. Siis ma saan tulemuseks 2 astmes miinus 1. Siis ma nagu vaatan, et siin on selline tulemus, siin on selline, et nad nagu ei ole võrdsed omavahel. Nad peaksid ju olema. Aga tegelikult see ongi see sama, et see 1 kahendik ongi 2 astmes miinus 1. Ja sellest tulenebki see kolmas omadus, paneme siia kirja. Kolmas omadus ütleb meile seda, et, kus ma seda kirja panen? Ma panen seda niimoodi, et see on a astmes miinus, paneme teistpidi. Paneme niimoodi, a astmes miinus x võrdub 1 jagatud a astmes x. Ja siia juurde veel kulub selline asi, et kui mul on a jagatud a astmes miinus x, siis see on a astmes x. Nii, ja vot neid asju võib nagu sassi ajada,
kui need lihtsalt nii-öelda seda omadust pähe tuupida ja kui sa tahad seda pähe tuupida, siis sul võib see sassi minna, kui sa nagu hakkad vaatama, et mis see oli, kus ta peab nagu olema, kas ta peab olema miinusega, ma ei tea, ta on siin miinusega, siis tulemus peab olema see A astmes X ja kui see on A astmes miinus X, siis see on nagu 1 jagatud ja nii edasi. Ühesõnaga niimoodi läheb sassi ja mina seletan seda niimoodi, mis on minu arust kõige loogilisem viis sellest aru saada. Ma seletan seda niimoodi, et kui mul on mingi asi astmes on ju, ja astmes on see miinusmärk olemas meil, siis ma vaatan seda nii kui murdu. Ükskõik mis arvu võib vaadata tegelikult kui murdu. Ma vaatan seda, see oleks nagu ülemine korrus ja see oleks nagu alumine korrus. Nii. Ja kui ma näen siin miinus astmes, siis miinus tahab sellel tervenisti sellel astmel nagu korrust vahetada, siis ta läheb siia alla. Ja kui mul on, toome mingi näite, näiteks mul on mingi 3 astmes miinus 11 on ju. Siis kui ma siukast asja näen, siis ma kohe tean, siis ma nagu kujutan ette endale siia jagatud 1-ga, et see oleks nagu murd ja ma võtan seda ja see on miinus astmes ja see läheb siia alla ehk ta vahetab korrust ja selle korruse vahetamise peale ta kaotab seda miinusmärki siin astmes. Nüüd kui me hakkame ülesandeid lahendama, siis me kordame seda, ma ei tea, mingi 1000 korda. Ja vastupidi, näete, kui mul on siin nimetajas A astmes miinus X, nagu ma näitasin teile siin. Kui mul on see nimetajas täpselt samamoodi, ta on siin alumisel korrusel miinus astmes, siis ta tahab korrust vahetada ja läheb üles. Ehk siis tulemus on A astmes X, jagatud 1-ga. Seda jagatud 1-ga tavaliselt ei kirjutada, aga ma kirjutan siin, et oleks arusaadavam. Ühesõnaga, me tegeleme veel sellega kõvasti, kui hakkame ülesandeid lahendama. Järgmine omadus on selline, mis ta oli mul 4. omadus on selline, et kui mul on mingi asi astmes ja veel korda astmes, seda nimetatakse aste astmes, siis omadus ütleb mulle seda, et ma pean need astendajad siin omavahel korrutama, ehk siis siin on X, Y. Tuletame seda omadust, kui ma näiteks ei mäleta seda omadust ja ma lihtsalt mäletan seda astme definitsiooni. Võtame näiteks mingi 3 astmes 3 ja astmes 2. Näete, mul on mingi selline asi astmes 2, siis see tähendab seda, et ma seda asja pean omavahel korrutama 2 korda. See on 3 astmes 3 korda 3 astmes 3. 1 kord ja 2 korda. Okei, aga 3 astmes 3 on ju 3 korda 3 korda 3. Ja veel kord 3 astmes 3, 3, 3 ja 3. Ja nüüd ma loen kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja tulemus on 3 astmes 6 olemas. Ja kui ma tean seda omadust, siis minu elu läheb kohe lihtsamaks. Ma tean, et astendajad omavahel tuleb korrutada. See tähendab 3 astmes 6, täpselt sama tulemus. Nii, teine asi, mis tehakse, unustatakse ära, et siin tuleb korrutada, mitte liita. Ja kuidas seda meelde jätta, mina soovitan seda. Esiteks te peate mõistma, kuidas see tuletatud on. Teiseks, te peate looma enda jaoks mingit metafoori. Ja mulle meeldib niimoodi, et kui siin on need astmed nii-öelda lähestiku omavahel, nad on siin hästi lähedal, nad tahavad korrutada, ehk siis peab neid korrutama. Aga kui meil oli selline asi, näete, kus me liitsime, meil olid need astmed nagu kaugel. Nad on kaugel, see tähendab, et me pean need liitma. Ma ei tea, kas see oli nagu arusaadav, kas see sobib kellegile, aga see on see asi, kuidas mina jätsin endale meelde, kui ma koolis käisin. Ma tahan siit ära kustutada seda, sest mul on nii mugav. Võtan 5. omadust ja see ütleb mulle seda, mis ta oli. Kui mul on mingi murd A jagatud B-ga astmes X, siis see tähendab seda, et kui mul on tervenisti see murd ja astmes X, siis see aste läheb nii lugejale kui nimetajale. Hästi lihtne.
toome mingi näite. Põhimõtteliselt, kui ma võtan 1/3 astmes 2. Mis see tähendab? Kui mul on 1/3 astmes 2, siis ma pean korrutama 1/3 korda 1/3. Aga siis ma saangi, kui mul on murdude korrutis, siis ma võin kirjutada ühise selle alla ju. See on 1 korda 1 ja 3 korda 3. Ja 1 korda 1 on ju 1 astmes 2 ja 3 astmes 2. Noh, see ütlebki meile seda, et kui mul on mingi murd astmes, siis aste läheb nii lugejale kui nimetajale. Okei, see on minu arust nagu ülilihtne. Mis sellega sarnane on see, et kui meil on mingi korrutis mingisuguses astmes, siis täpsema moodi see aste läheb igale sellele tegurile. See on A astmes X korda B astmes X. Ja seda näitame ka definitsiooniga. Näiteks kui mul on meelest ära läinud, et mis ma pean siin tegema nende astmetega ja mul on mingi 2 korda 3 astmes 3. Kui mul on midagi astmes 3, siis ma seda korrutan ju omavahel 3 korda. 2 korda 3, see on 1 korra. 2 korda 3, teist korda ja 3. kord. Ja nüüd, mis ma näen? Mul on siin 2 trias. 1, 2 ja 3. See on ju 2 astmes 3. Ja mul on siin 3 trias 1, 2, 3. See on 3 astmes 3. Noh, täpselt sama tuleb. Nii, mis veel? Mis omadused meil veel on? Üks hästi ilus omadus on see, kui meil on A astmes 0 ja see on 1. Seda on hästi lihtne meelde, et see on nagu tavaliselt sellega vigu ei tehta, aga üks oluline aga siia on see, et A ei tohi olla 0. Ja kui teil on mingi näiteks 2 miinus 2 astmes 0, siis see ei ole 1. See on 0, sellepärast et siin sulgudes on meil 0. See tuleb meelde jätta. Et jah, kui teil on ükskõik mis arv, ükskõik mis sulgude mingi korrutis ja ma ei tea, mingi jagatis, mingid 10 murud ja kõik on nagu võetud astmesse 0, siis see on jah 1. Aga kui teil sulgudes on 0, siis te teate, et vastus on 0. Üks omadus tuli mul meelde veel, on see, et kui mul on mingi murd A jagatud B-ga negatiivses astmes, tervenisti see murd, siis murdu peab pöörama. See on B jagatud A-ga astmes X. Ja siis see murrus või see astendajas see miinusmärk kaob, ehk siis jääb lihtsalt X. Et kui mul on tervenisti murd astmes miinus X, siis murdu pöörame ja see kaotab miinust. Aga ma seletan seda nüüd, tegelikult see on kooskõlas selle omadusega, mis me juba vaatasime. Et kui meil on mingi murd mingisugust astmes, siis see tähendab seda, et me võtame lugeja sellesse astmesse ja nimetaja sellesse astmesse. Aga nüüd tuleb mängu veel omadus, näete see, mis me siin kirjutasime. Et kui mul on siin miinus astmes midagi, siis see tahab korrust vahetada. Kui mul on siin miinus astmes, siis see tahab ka korrust vahetada. Ja nii nad vahetavadki need kohad ära. Näete, nüüd on B siin üleval astmes X ja A on all astmes X. Ja siis see on see sama nagu B jagatud A-ga astmes X. Ehk siis me saime täpselt seda sama. Okei, nüüd on minu arust kõik omadused on meil välja kirjutatud ja nüüd me hakkame lahendama teiega ülesand ja lahendame niimoodi, et me alustame nagu kõige lihtsamatest ülesannetest ja lähme järjest nagu siuksed krõbadamate peale. Aga kõigepealt ma pean kohvi jooma. -3 astmes 2. Näete, -3 astmes 2. Mis see tähendab? See tähendab -3 korda -3. On ju? Ma tean, et kui ma korrutan miinused omavahel, siis see muutub plussiks ja 3 korda 3 on lihtsalt 9. Aga siis on täpselt sarnane sellele. On -3 astmes 2. Väga sarnane. Aga näete, milles erinevus on? Seda tihti aetakse sassi.
on see, et siin see -3 ei ole ju sulgudes, siin need sulgusid ei ole, siis see tähendab seda, et see miinus nagu ei kuulu sellele 3-le. Et tegelikult ma seletan seda niimoodi. Siin oleks nagu -1 korda. Ja kui mul on siin -1 korda 3 ruudus, siis on -1 korda 9 ja siis on -9. Niimoodi võib ka aru saada. Aga kirjutame seda siia kõrvale nagu reeglina, et kui mul on mingi asi astmes ja kui mul on see asi siin sulgudes ja miinusmärk on sees, kui ta on sulgudes, ainult siis ma vaatan, kas see on paarisarv. Kui see on paarisarv, siis ta sööb seda miinust ära ja tulemus on lihtsalt see, et miinus lihtsalt kaob ära. Kui mul on täpselt see asi sulgudes ja paaritu arvulises astendas, see on paaritu arv, ehk siis 3, 5, 7 ja nii edasi. Kui on paarisarv, siis miinus jääbki siia ette. Niimoodi. Siis see asi, mis oli nagu nii-öelda sulgudega, siis ma tean, et miinus on kogu aeg mul siin ees, et ma toon seda nii-öelda välja. Nagu see oleks see -1 korda. Siis tuleb nagu seesama siin. Aga kui mul on miinusmärk ees, kui mul on miinusmärk siin ees, siis mul ei ole vahet. Mul ei ole üldse vahet, kas aste on paarisarv või paaritu arv. Miinus kogu aeg jääb ette. Ma loodan, et see oli arusaadav ja see jääb nüüd meelde. See on nüüd hästi oluline. Vaatame edasi. 0,5 astmes 4 ja 4 astmes 5. Mis ma teen? 0,5 astmes 4. Kõigepealt ma tahan kogu aeg 10 murdudest lahti saada, sest nad ei meeldi mulle. See on ju 1 kahendik astmes 4, on ju nii. Korda 4 astmes 5. Okei. Ja 1 kahendik astmes 4, ma mäletan seda, et see aste läheb nii lugejale kui nimetajale. Siis on see 1 astmes 4, see on lihtsalt 1, ärme kirjutame seda astmes 4. Jagatud 2 astmes 4. Korda 4 astmes 5. Ja nüüd, kui mul on siin 2 ja siin on 4, siis ma ei taanda neid oma vahel. See on nüüd nii oluline. Kui mul on erinevad alused siin, ma ei tohi neid arve taandada. Isegi siis, kui ma saan aru, et 2 ja 4 mõlemad jaguvad 2-ga. Ma ei tohi taandada mitte midagi, mis on erinevate alustega. Kui siin oleks 2, siis oleks kõik lihtne. Aga antud juhul on meil 4. Ja mis me teeme? Me teemegi niimoodi, et siin jätame see 1 jagatud 2 astmes 4. Ja selle 4 asemel kirjutame 2 astmes 2 ja astmes 5. Näete, see on siin see 4, mis me siia kirjutasin. Ja võtsin astmesse 5, sest mul oli öeldud, et 4 oli astmes 5. Nüüd lähme edasi. See on 1 jagatud 2 astmes 4 korda. Ja nüüd see 2 astmes 2 korda 5 on 10. See tähendab seda, et 2 astmes 10. Ma kirjutan kohe nagu murruna, jagatud 1-ga, siis mul on mugav. Kui ma tean, et mul on murdude korrutis, siis ma korrutan lugejad oma vahel ja nimetajad oma vahel. Ja see on 2 astmes 10 jagatud 2 astmes 4. Nüüd võib taandada. Ma seletan teile seda asja just taandamisega ja te võite muidugi, te näete kohe, et siin saab neid ju lahutada. 10 miinus 4 on 6, on ju. See oleks nagu kõige lihtsam ja kõige loomulikum. Jah, niimoodi peab ka oskama. Aga ma tahan, et te saate aru ka sellest taandamise mõttest, et mismoodi me siin taandame. Et ütleme, kui sa näed, siukast olukorda näed nagu siin, 2 astmes 10 ja 2 astmes 4. Sa pead kohe enda peas looma siukast pilti, sa kohe nagu näed, et siin on neid kahtesid, nii-öelda 10 tükki, aga siin on neid kahtesid 4 tükki ja siis, kui ma hakkan taandama, siis ma taandan ülevalt ja alt. Ehk siis näete, mul on siin need kahtesid 4 tükki ja siis ma taandan need kõik ära ju. Nad lähevad kõik ära. Siin läksid nad kõik ära. Aga siin oli 10 tükki neid reas ja ma 4 taandasin ära, aga oli 10. 10 miinus 4 on 6. Ma nüüd niimoodi nagu samm-sammul praegu seletasin, täitsa nagu
ütleme liiga konkreetselt on ju, aga ma loodan, et see oli nüüd kellelgi oli sellest kasu ja et see oli arusaadav. Ja siis ma saangi, et see on 2 astmes 6. Ehk siis see on 64. Vaatame järgmist. Näete, miinus on ees, see tähendab seda, et see oleks nagu -1 korda. See tähendab, et see on miinus jääb nagu ette. -1 korda 2 astmes 5 on mis asi? Ära me hakkame praegu seda astendama, see on lihtsalt kirjutame 2 astmes 5. Ja nüüd mul on siin 2 astmes 3 ja 2, see tähendab 2 astmes 6. Nüüd ma näen siin ühesuguste alustega astmeid, siis neid omavahel liidame. Kirjutame -1 korda 2 astmes 11, ehk siis -2 astmes 11. Järgmine on selline 8 astmes 5 jagatud 4 astmes 5. Kui ma näen, et mul on alused erinevad, ma ei taanda neid, ma ei saa neid taandada praegu veel. Kui alused on erinevad, siin ei saaks taandada. Aga ma märkasin, et astmed on ühesugused ja kui astmed on ühesugused, siis ma saan neid nii-öelda kokku võtta niimoodi. See on just seesama, me rääkisime, et kui meil on mingi murd mingis astmes, siis see aste läheb nii lugejale kui nimetajale. Ehk siis kui ma praegu avaks sulud, siis ma saaks täpselt sama tulemust kui siin. Okei, ma võtan need kokku ja ma näen, et mul on siin sulgudes 8 jagatud 4. See on ju lihtsalt 2 ja astmes 5 ja see on 32 olemas. Näete, mul on mingi murd negatiivses astmes, tähendab seda, et seda murdu peab pöörama. Ja mul oli 1 kahendik ja nüüd on lihtsalt 2 astmes 4, ärme sulgudes kirjutame, 2 astmes 4 korda 2 astmes 3 jagatud 2 astmes 2. Kui mul läheb niimoodi korrutamine ja jagamine järjest ja mul mingid sulgusid ei ole, siis ma lähen vasakult paremale. Kõigepealt võtan need 2 astmes 4 korda 2 astmes 3, see on ju 2 astmes 7 jagatud 2 astmes 2. Ja nüüd, kui mul on ühesuguse alusega astmeid jagatakse omavahel, siis neid lahutame. Me võiks taandada ka, me võiks niimoodi kirjutada. On ju? Aga me peame niipidi ja naapidi oskama. Et siin läheb kõik see ära, siia jääb 5 ja see on 2 astmes 5. Või siis ma saan kohe võtta 7 miinus 2 on 5 ja tulemus on siis 2 astmes 5. Täpselt sama. Järgmine ülesanne. Kui ma näen mingit sihukest asja, see on siin astmes, siin on lihtsalt mingi arv, on ju. Siis see ei ole mingi viga, see ei ole keegi nagu valesti siia või halvasti kirjutanud, vaid see ongi, et astmes 3 on ainult see lugeja. 2 astmes 3 on 8 jagatud 5. Näete, sulgudes ja astmes 0. Ja ma kohe saan aru, et sulgudes kindlasti ei ole 0, siin on mingi arv, on ju. Ja mingi arv astmes 0 on alati 1. Aga siia vastus ei ole lihtsalt 1, vaid mul läheb ju siin edasi. Mul on siin -11 ja ärge unustage seda, see on -11 ja tulemus on -10. Nii. Näete, mul on erinevad alused, aga aste on üks ja sama. Siis ma saan seda korrutist nii-öelda kokku võtta, see on 8 korda 0,25 astmes 6. Ja kui mul on siin mingi arvude korrutis, ma kõigepealt korrutan need omavahel. Me korrutame siin kuskil 8 korda 25 sajandikku ju. Ehk siis 8 korda 1/4. Ma praegu taandasin seda murdu. Ja nüüd ma võin taandada siit. Läheb 4, 4-ga jagan läbi. 8 jagatud 4-ga on 2. Ehk siis see on 2. 2 astmes 6. Ärge unustage, kui te teete mingid arvutuskäigud siin kuskil kõrval või mustandi peal ja te saate mingid vastust siia, siis te ei kirjuta siia lihtsalt 2, vaid teil oli veel see aste ju siin. See tuleb nagu tähelepanelik olla. 2 astmes 6 on 64. Mingi murd negatiivses astmest murdu pöörame ja aste muutub positiivseks. Ehk siis meil 3/5 astmes 1, aga seda astmes 1 me ei hakka enam kirjutama, sest me ei viitsi. Korda 3/5 murdude korrutamine, korrutan need omavahel, see on 9/25. Järgmine, näete, 2 korda see asi astmes 0 ja siin tihtipeale tehakse viga, kuigi ma nagu tean, et te teate, aga te teete viga selles suhtes, et
te nagu võtate tervet seda avaldis ja ütlete mulle, et mul on see 1. Aga ei ole, see on 2 korda see on siin 1, jaa. Aga 2 korda 1 on ju 2. Ehk siis kirjutage lahti, see on 2 korda 1 pluss 4 astmes 2 on 16. See tähendab 2 pluss 16 on 18. Järgmine. Näete, mul on siin jälle mingi jagamine ja siin korrutamine, siis ma lähen vasakult paremale ja ma näen siin, võtan seda kõigepealt, seda jagatist. 8 astmes 2 jagatud 4 astmes 2. Ma võin nüüd need jällegi kokku võtta, kuna aste on üks ja sama. Korda 2. On ju nii. 8 jagatud 4 on 2 astmes 2 korda 2 ja see on, tegelikult ma võin need astendajad siin nii-öelda liita omavahel, siin oleks nagu 1. See on 2 astmes 3 ja 8. Aga ma võiks ka niimoodi kirjutada, et see on 4 korda 2 ja see on 8. Mitu erinevat viisi, kuidas seda lahendada. Praegu on siin hästi väiksed need astmed, aga nad võivad olla ka hästi suured ja siis sa ei saa nagu nii-öelda astendada nii lihtsalt nagu siin. See 2 astmes 2 on ilmselge, et see on 4. Järgmine on selline. Näete, mul on siin 13 ja siin on 13 astmes miinus 5. Kõigepealt ma soovitan teil alati, kui te näete negatiivsed astendajad kuskil, oleks ta siin üleval või all, ükskõik, ta tahab korrust vahetada. Teeme seda. Siis me kaotame ju murdu ära, näete. Siin see läheb ju nii-öelda ära üles ja siia alla jääb lihtsalt 1. Ehk siis on 169 korda 13 ruudus korda 13 astmes 5. Ja nüüd ma tean seda peast, et 169 on ju 13 ruudus. 13 ruud korda 13 astmes 5. Ja nüüd on mul ühesugused alused. Astmeid liidame, kõik omavahel liidame. See on 13 astmes 2 pluss 2 on 4, 4 pluss 5 on 9. Ongi olemas. Järgmine. Kõigepealt näen mingit miinust siin. Tahan sellest lahti saada või tahan vaadata, mis sellega teha. Mul on terve niisti miinusega siin ja astmes 20. See tähendab seda, aste on paarisarv. Ma kaotan seda miinust kohe ära. Ma kirjutan lihtsalt ümber, ma ei kiirusta, sest mul on aega. See on 2 astmes 20. Nüüd. Luges on meil ühesuguse alusega astmed, mis tahavad kohe astendajate liitmist. See on 2 astmes 17 jagatud 2 astmes 20. Ja näete, täpselt see olukord, kus ma pean nagu taandama, näete. Ma kujutan ette, et mul on siin 17 tükki need kahtesid reas. Siin on neid 20 tükki kahtesid reas ja kui ma hakkan niimoodi siin taandama, siis ma siin üleval võtan ju kõik need 17 kahtesid lähevad kõik need ära. Aga siin oli 20, 17 ma võtsin maha, järelikult jäi 3. Ja siin on mitte 2 astmes 3, ei, vaid siia ülesse, ärge nüüd sassi aega, ülesse jäi 1 ja alla jäi 2 astmes 3. Ja see on 1/8. Nii, järgmine. Jälle täpselt sama olukord, mul on siin mingid miinused ja astmes, miinus ja astmes. Kuna ta on sulgudes, siis ma vaatan, kas ma kaotan need miinused ära või ei kaota. Siin on paaritorv. See tähendab, et siia tuleb nagu miinus ette. Siin on paaritorv. Siia tuleb ka see miinus ette. Aga nad on ju omavahel korrutatud. 2 miinust omavahel korrutatud annavad ju plussi. Saate aru? Okei, teeme niimoodi, et me kirjutame niimoodi. -3 astmes 7, kuna see on paaritu arv siin, see miinus jääb siia. Korda -1, teeme nii, -1 korda 3 astmes 13. Saate aru, et selle ees jäi ka see miinus on ju ees. Jagatud 3 astmes 22. Ja nüüd, kui ma näen, mul on siin oleks nagu -1 korda on ju. Ja need -1 omavahel korrutatud annavadki mul plussi, ehk siis ma võin kirjutada 3 astmes 7 korda 3 astmes 13 jagatud 3 astmes 22. Ühesuguse alusega astmed. Astendajad liidame, see on
3 astmes 20 jagatud 3 astmes 22. Taandame. Siin oli 20 kolmesid reas, nad lähevad kõik ära. Siin oli 22, 2 kolme jäi järgi. Ehk siis on 1 jagatud 3 ruudus, 1 üheksandik olemas. Siin on miinus lihtsalt ripakil, ehk siis ma ei vaata seda astet siin, mind üldse see ei huvita, ma tean kohe, et see miinus jääb siia ette. Ma võin siin astandada, 6 astmes 2 on ju 36. 36. Ja nüüd ma vaatan, siin on y astmes miinus 10 ja siin on x astmes miinus 3, siis see y tahab alla tulla, aga x tahab üles tulla ja ma olen nüüd hästi tähelepanelik ja rahulikult siis viin need asjad. Aga see x jääb oma kohale, kuna tal on lihtsalt positiivne aste, temaga ei muutu mitte midagi. Korda x, korda nüüd see tuleb siia üles, x astmes 3, kaotab miinust, siin oli miinus, nüüd on siin lihtsalt 3. Ja see y astmes miinus 10 roonib alla. Okei, miinus 36, x ja x astmes 3. Siin oleks nagu x astmes 1. Astmeid liidame oma vahel, see on x astmes 4 jagatud y astmes 10 olemas. Selline olukord. Noh, te ju ometi ei hakka mulle kirjutama, et see on 6 astmes 5 miinus 8 astmes 5 on ju. Te ei hakka sihukest asja mulle kirjutama. Sellepärast, et kui te näete mingid arve ja mingid tehted arvudega, lihtsalt tavaliste nagu ma ei tea, mingi kõige lihtsamate arvudega, siis te kõigepealt tehke ikkagi see tehe ära. 6 miinus 8 on ju miinus 2. Okei, kirjutan miinus 2 astmes 5. Korda mingi arv astmes 0 on ju 1. Okei. Nüüd mul on siin sulgudes arv ja astmes ja kui ta on sulgudes ja miinusmärgiga, siis ma vaatan, see on paaritu arv, see tähendab, see miinus jääb meil ette. 2 astmes 5 on 32 ja korda 1 ma juba ei kirjuta, sellepärast, et korda 1 on seesama arv on ju. Järgmine. 3 astmes a kuubis on ju ja siin see, näete. Mul on mingi värk siin sulgudes, miinus on siin ees ja astmes 4. Ja ma vaatan, et see on paaris arv, see miinus kaob ära. Ma kirjutan lihtsalt ümber, et mul oleks nagu parem vaadata, sest kui ma näen miinused, mul läheb peas jumala sassi. A, B ruudus ja astmes 4. Näete, mul on siin mingi sulgudes ja astmes 4. Ja kui mul on selline olukord, kui mul on mingi korrutis, see on ju A korda B ja nii edasi. Kui mul on mingi korrutis, siis see aste läheb igale sellele tegurile. 3 astmes 3 jääb oma kohale, sellega ei juhtu praegu midagi. Korda A astmes 4 ja korda B astmes 2 ja astmes 4. Näete, iga see tegur võtsin astmesse 4. 3a kolmandas korda a neljandas korda ja nüüd need astmed omavahel korrutan b astmes 8. Nüüd, kui ma näen, mul on siin mingid a-d ja astmes on ju, siis ma võin astmeid liita. See on a astmes 7 korda b astmes 8. Olemas lihtne. Järgmine. Mis ma näen? Mul on siin mingid 10 murrud on ju. Aga ma ei ehmata ära, sest ma näen, et mul on siin üks ja sama aste. See tähendab seda, et ma võin öelda seda korrutist kokku võtta. See on 0,4 korda 1,25 korda 2 astmes 11. Ja nüüd, kui mul on siin mingid arvud, siis ma teen kõigepealt need tehted nende arvudega kuskil mustandil või kuskil teen need tehted on ju. Ja siis ma saan võtta juba astmesse seda. Noh, teeme kuskil siin 0,4, see on ju 40 korda 1,25 sajandikku korda 2. Okei. 40 võib taandada, see on 2 viiendikku korda 1 neljandik. Noh, ma jagasin läbi, see on 1, siin on 4 on ju. Korda 2. Okei. 2 viiendikku, noh, mulle ei meeldi see segamurd siin. 4 korda 1 pluss 1 see on 5 neljandikku korda 2. Nüüd läheb juba paremaks. Mul on lihtsalt murdude korrutis, siis ma võin need ühise selle alla kirjutada. Suurendame 5
ja 4. Siin võib juba taandada. 5 lähevad ära, siin on 2, läheb ära, siin jääb 2 ja see ka läheb ära. Ehk siis see on lihtsalt 1. Ja ma ei unusta ära, et ma kirjutan seda siia. See on 1 astmes 11 ehk 1. Mulle meeldib niimoodi suurendada. Ma kustutan need siit ära. See segab mind. 2 astmes 3 ja astmes 2 või 2 kolmandik astmes 2. Lugeja võtame sellesse astmesse ja nimetaja võtame astmesse. Pluss 2 astmes 2 on 4, 4 kolmandiku, miinus 2 üheksandikku. Nii, astendame ära, siis on ilus, siis on lihtsalt arvud, siis on lihtsalt murdude liitmine ja lahutamine siin. See on 4 üheksandikku pluss 4 kolmandiku miinus 2 üheksandikku. Ühene nimetaja on ilmne, see on 9. Seda ei laienda, seda laiendame 3-ga, seda ei laienda. Oleme viisakad, kirjutame nii. 4 pluss 12 miinus 2. 4 pluss 12 on 16, 16 miinus 2 on 14 üheksandikku. Nii võib jätta. Järgmine. Näete, esiteks see, te võite lausa kirjutada niimoodi, võtate lihtsalt niimoodi ümber ja kirjutada, et see on võrdne 1-ga. See on okei, see on viisakas, seda võib niimoodi teha. 49, siin on mingi murd ja astmes. Kõigepealt teeme niimoodi, et me kirjutame 49, las ta jääb praegu. See praegu meid üldse ei sega, ei häiri. Murd astmes, see tähendab, et luge selles astmes. See on lihtsalt 1 ja 7 astmes 6. Ja siin on meil lihtsalt 1 ja ma ei hakka siia korda 1 kirjutama, sest see ei loe midagi, on ju. Näete, mul on siin 49 ja siin on 7. Ma ei hakka siin taandama. Ma ei taanda need ära oma vahel. Sellepärast, et nii ei tohi. Nad on erinevad alused. Tähendab, kui siin oleks lihtsalt 49 ja siin oleks 1 seitsmendik, siis võib taandada, ja. Aga kui mul on mingid astmes, mingid asjad, astmes on ju, astmes niimoodi, siis ma ei või taandada. Ma pean saavutama olukorda, et mul oleks ka siin 7. Aga kuidas ma saan seda teha? 49 on ju 7 ruudus, astmes 4, näete. See on lihtsalt see 49, mis ma siia kirjutasin niiviisi. 7 ruudus astmes 4 korda 1 jagatud 7 kuuendas. 7 ruudus ja 4. Korrutan need oma vahel. See on 7 astmes 8 korda 1 jagatud 7 astmes 6. 7 kaheksandas, see on ju 7 kaheksandas jagatud 1 korda 1 jagatud 7 kuuendas. Tavaline murdude korrutis, see on 7 kaheksas, 7 astmes 6 ja see on 7 astmes 2. Ja see on 49. Olemas. Nüüd läheb põnevamaks, näete. Kõigepealt, kui ma näen mingit siukest asja, ma ei ehmata ära, vaid ma hakkan vaatama rahulikult. Kui ma näen mingid miinused, ma pean nii-öelda sellega midagi nagu ette võtma, et saaks sellest lahti, näete. Ja ma pakun, kui te näete veel siukest asja, siis tehke niimoodi eraldi siia. Tehke see lugeja, see oleks nagu see esimene teheme, toimetame lugejaga ja pärast toimetame nimetajaga. Toimetame selle lugejaga, see on, kirjutame lausa välja kuskile, kas mustandi peale või kuskile, sinna ülesande alla, siis on palju parem. Sest muidu kui niimoodi murdudega teha, siis siin tulevad kolmekorruselised murrud ja siis on ebamugav vaadata. Ja nüüd on nagu rahulikum ülesanne, et me tegeleme praegu lihtsalt selle lugejaga. 4 astmes miinus 1 on ju 1 neljandik. Miinus 3. Murd negatiivses astmes, siis murdu pöörame 3 kahendiku astmes 2. Edasi. 1 neljandik miinus 3 korda 9 neljandikku. Näete, ma kohe astendasin ära. See on lugeja astmes 2 ja nimetaja astmes 2. Ja 3 astmes 2 on 9
ja 2 astmes 2 on 4. Noh, ma kohe astendasin, sest noh, ma ei viitsi enam niimoodi samm-sammult kirjutada. Aga teile ma soovitan. Ja, kui te veel nagu nii kiire ja nii automaatne ei ole, siis ma ikkagi soovitan lahti kirjutada. Teil on parem, saad aru, see on lihtsalt nii loll viga ja nii kahju lihtsalt, et kui ma lihtsalt ei viitsinud nagu lahti kirjutada ühte sammukest ja sellepärast sain lihtsalt punktid maha. Nii, mul on siin, ma kujutan ette, see on nagu 3 jagatud 1, on ju. Siis ma saan need murrud oma vahel läbi korrutada. See korrutan läbi ja see korrutan läbi oma vahel. See 1/4 jääb, ma tassin seda praegu kaasas. Miinus 3 korda 9 on 27 4. Üks nimetaja, ühine nimetaja on juba olemas. 1 miinus 27 on miinus 26. Jagame läbi 2. Noh, taandame, tähendab, et miinus 13 2. See on nüüd lugeja. Me ei unusta ära, et see on lugeja. Praegu me leidsime lugeja. Okei. Nüüd vaatame nimetaja. Mis meil see nimetaja siin oli? Võtame teda siia natuke kõrgemale. Niimoodi. Nimetaja meil oli 5 miinus 1/2 astmes miinus 1. 5-ga ei saa midagi teha, aga siin on mingi murd astmes miinus 1. Siis murdu peab ju pöörama. 5 miinus 1/2, kui ma pööran, siis ma saan lihtsalt 2 astmes 1. On ju? 5 miinus 2 on 3. Okei, see oli lihtne. Ja nüüd kolmanda tehtena me teemegi seda, et me võtame seda lugejat, mis me siin saime, miinus 13 2. Jagan, näete, see on see tehe, see on see murrujoon. Ja ma kirjutan seda praegu siin niimoodi jagamistehtena. Sellepärast, et muidu kui ma ei kirjutaks, siis mul tekiks siia siuke nagu 3-korruseline murd. Ja ma seda ei taha. Jagatud 3-ga. See on ju sama, mis 13, miinus 13 2 jagatud 3/1. Ja nüüd tagumine murd pöörab ja see on miinus 13 korda 1, 2 korda 3. Noh, see läks alla. Ja see 1 läks üles nii-öelda, noh me pöörasime. Siin ei saa mitte midagi taandada, sellepärast, et vastus tuleb miinus 13 6. Ja ma ei unusta ära, et ma ei otsisin siia vastus. See on miinus 13 6. On nüüd selle murru, kogu selle kupatusse vastus on siin olemas. Järgmine ülesanne. 3/4 miinus 2/3 astmes miinus 1 ja veel astmes miinus 2. Kõigepealt me teame, et me teeme tehtes sulgudes ära. Sulgudes on see siin. Ja siis alles astendan. Tehke kõigepealt see sulgudes tehe ära ja siis astendage. Ja sulgudes ma tassin seda kaasas, see on 3/4 miinus see murd tänu sellele miinusastmele pöörab. See on 3/2, ta tuleb nagu astmes 1, aga ma seda ei kirjuta, sest see on sama arv tuleb. Astmes miinus 2. Ja nüüd siin sulgudes on mul tavaline murdude lahutamine. Ma teen selle ära ja alles siis vaatan, mis selle astmega teha. Ühine nimetaja on 4, see on 3, miinus 2-ga peab laiendama, miinus 6, astmes miinus 2. 3 miinus 6 on ju miinus 3/4 astmes miinus 2. Nüüd tänu sellele, et mul on siin miinus, see pöörab. Terve see murd pöörab, kui meil on negatiivne aste. Ehk siis see on 4 jagatud miinus 3-ga astmes 2. On ju nii? Ja nüüd, kui mul on mingi murd astmes, siis see aste läheb nii lugejale kui nimetajale. See on 4 astmes 2 jagatud miinus 3 astmes 2. On ju nii? 4 astmes 2 on 16 ja miinus 3 astmes 2 on 9 olemas. Nii. No, siis. Sarnane ülesanne, nagu meil juba oli, ma soovitan kõigepealt lugejaga toimetada, siis võtame nimetajad. Teemegi niimoodi, et see oleks meie esimene tehe, oleks see lugeja. See on 2 astmes miinus 3 pluss miinus 1/4 astmes 2
korda 1 kahendik astmes miinus 3. Nii. 2 astmes miinus 3, see on 1 jagatud 2 astmes 3. Pluss. Mul on siin mingi murd, miinus on ees ja astmes 2. Vaatan seda astet, see on paarisarv, siis seda miinust võib kohe ära kaotada. See on ju 1 jagatud 4 astmes 2. Korda. Mul on siin miinus astmes, see tähendab seda, et murd tahab pööramist ja siin see miinus kaob ära. Teeme seda. 1 kahendik, kui me pöörame, on see lihtsalt 2 ja astmes 3. Nii on ju palju viisakam niimoodi vaade on ju. 1 jagatud 2 astmes 3 on ju 1 kaheksandik. Pluss 1 16 korda 8. Olemas. Nüüd ma näen, et siin see olukord, siin võib taandada. 8 jagatud 8 on 1, 16 jagatud 8 on 2. Kirjutame järgmist sammu. 1 kaheksandik pluss 1 kahendik. Ühine nimetaja neil tuleb 8. Siia jääb lihtsalt 1 pluss, seda laiendab 4 pluss 4 ja see on 5 kaheksandik. See on nüüd nimetaja või lugeja, mis me tegime. Vaatame nüüd nimetajat. Nimetaja kirjutame siia. 11 korda mida? Korda 1 ju. See on lihtsalt 11. Miinus. Nüüd mingi 10 murd astmes miinus 1. 10 murdu ma kirjutan kohe tavalise murruna. Nii on palju lihtsam arvutusi teha. Astmes miinus 1 ju. See on see sama 0,1 on kirjutatud lihtsalt murruna. Et see aste praegu säilib. Me lihtsalt kirjutasime seda arvu nagu hariliku murruna. Ehk siis on 11 miinus. Ja nüüd, kui ma näen siin miinus astmes, murd tahab pööramist. Ja see on lihtsalt siis 10. Miinus 10. Ehk siis see on 1. Kolmas tehe on mul mis asi? 5 kaheksandik jagatud 1 või? See on lihtsalt 5 kaheksandik. See ongi meie vastus olemas. Järgmine. Issand, mul tulevadki vist midagi sellist nüüd. Jah. Teeme sarnast, viimast nagu sarnast, kus on nagu niimoodi arvudega ja siin mingi murrujooned ja niimoodi. Vaatame, võib-olla teeme isegi rohkem. Kõigepealt näete. Mul on mingi murd. See on ju murd. Korda mingi asi ja miinus see. Ma teen jälle nagu mingisugust tehede järjekorda. Kõigepealt ma teen lugejad, siis teen nimetajad, siis need omavahel jagan läbi, siis hakkan sellega korrutama. Teeme järjest, ei kiirusta. See on meie esimene tehe, teine tehe on see, kolmas on see murrujoon, 4. on see värk ja 5. on see. Palju tehteid, aga nad ei ole väga rasked. Esimene tehe on 3 astmes miinus 1, miinus 2 kolmandik astmes miinus 2. 3 astmes miinus 1 on ju 1 kolmandik, miinus 3 kahendik astmes 2. 1 kolmandik miinus 3 astmes 2 on 9, 2 astmes 2 on 4. Nii, ühine nimetaja on neil 12, seda laiendab 4, seda laiendab 3. 4 korda 1 on 4, miinus 27. See on miinus 23 12. See on nüüd lugeja. Nimetaja. 2 miinus 3 astmes 2 ja 4 astmes 2. On ju nii. See on 2 jagatud 1, lihtsalt mugavuse pärast niimoodi kirjutan. Miinus 9 jagatud 16. Ühine nimetaja on 16. Seda laiendab 16, seda laiendab 1. 2 korda 16 on 32 miinus 9. 32 on miinus 9 on ju 23 16. Nimetaja on olemas. Kolmas tehe on ju see murrujoon. See tähendab seda, et me võtame lugejad miinus 23 12. Jagan nimetajaga 23 16. Kui ma jagan murde, tagumine murd pöörab ja muutub korrutamiseks.
miinus 23 korda 16 jagatud 12 korda 23. 23 lähevad õnneks ära. 12 ja 16 jaguvad mõlemad 4-ga. Siia jääb 3, siia jääb 4. Ja vastus on miinus, ei kaota ära seda miinust, miinus 4 kolmandikku. Nii, see on nüüd see murd on meil korras. See murd siin on korras. Nüüd ma korrutan sellega. See on minu 4. tehe. Ma võtan seda murdu miinus 4 kolmandikku ja korrutan, mis ta mul oli. 5 jagatud 6-ga astmes miinus 1. Murd negatiivses astmes, murd pöörab ennast. Miinus 4 kolmandikku korda 6 viiendikku. Astmes 1, aga seda me ei kirjuta. Nüüd ma näen, siin on 3 ja siin on 6, nad mõlemad jaguvad 3-ga. See tähendab seda, et miinus 8 viiendikku on minu 4. tehe. Ja nüüd on see, mis ma sain siin, ma pean veel lahutama seda. See on nüüd 5. tehe, tuleb selline. Miinus 8 viiendikku lahutan 5 astmes miinus 1. Ehk siis miinus 8 viiendikku, miinus 1 viiendik. On ju nii. Ühine nimetaja on 5, siia tuleb miinus 8, miinus 1, ehk siis miinus 9 viiendikku. Miinus 9 viiendikku, see on nüüd õige vastus. Ilus. Järgmine ülesanne. Kõigepealt hakkan vaatama. Siin nimetajas on mingid asjad negatiivses astmes. Siis see läheb üles, see läheb üles, see läheb üles. Aga need arvud siin, nad ei ole negatiivses astmes. Ehk siis nad ei kao kuskile, nad jäävadki oma kohtadele. Ja siis mul tulebki nii, et mul tuleb 4 korda 10 astmes 3 jagatud 1-ga nagu. Selle me võtsime alt ära, siis alla jääb 1. Pluss 3 korda 10 astmes 2 jagatud 1-ga. Pluss 2 korda 10, astmes 1 jagatud 1-ga. Nüüd ma võin need jagatud 1-ga ju ära kaotada, sest saate aru miks. 4 korda 10 astmes 3 on ju 4 korda 1000. Pluss 3, 10 astmes 2, 3 korda 100 pluss 20. See on 4000 pluss 300 pluss 20. See on 4320. Lihtne. Järgmine. Mul on siin mingi 8, siin on 4. Astmed on siin erinevad antud juhul. Siin on 2, siin on 2. Okei, siin peab nagu mõtlema midagi. Ja kui ma näen mingit siukest olukorda, näete, mul on siin mingi 2, 4, 8, 0,5. Mõtlen, äkki ma saan kõik need arvud, kõik need alused, mis ma siin näen, need suuremad. See väiksem on siin 2, kõige väiksem on 2. Aga äkki ma saan need suuremad alused esitada selle väiksema arvu astmena. Sest ma ju tean, et 8 on ju 2 astmes 3. Ja 4 on ju 2 astmes 2. Siis ma võin ju need siia asendada. Need siia. Selle 8 asemel võin kirjutada seda. Ja selle võin asendada siia. Teeme see ära. 8 on 2 astmes 3 ja astmes 2 on ju. See astmes 2 on veel siia tuleb. Jagatud 2 astmes 2 ja astmes 3. Korda 2 astmes 3 jagatud 2 astmes 4 korda ja nüüd see 0,5 on ju 1 kahendik. Ma kustutan siit selle ära. Okei. Siin astmeid korrutame, siin astmeid korrutame. See on 2 astmes 6 korda või jagatud 2 astmes 6 korda 2 astmes 3 ja siin on 2 astmes 4 ja siin on 1 kahendik. Mingi asi jagatud täpselt sama asjaga, siis see terve asi on 1. See nüüd me võime niimoodi lihtsalt teha, et me teemegi tõmbame siit ümber, see on võrdub 1-ga. Ja nüüd meil jääb ainult nendega tehted teha.
see on murdude siis korrutame läbi omavahel. See on 2 astmes 3 korda 1, 2 astmes 4 korda 2. See on 2 astmes 3 jagatud 2 astmes 5. On ju nii. Ja võrdub. Nüüd ma võin hakata taandama. Siin on 3 kahte reas ja siin on 5 kahte. Siin kõik need 3 kahte lähevad ära. Siin oli 5, jääb 2. Ehk siis see on 1 jagatud 2 astmes 2. 1/4. Niimoodi võib seda teha, aga tegelikult kui meil on siin 2 astmed, siis ma võin ju kohe ära astendada. Ma võiks kirjutada, see on 8 jagatud 16 korda 1/2. Siin võib hakata taandama, see jagub ära, siia jääb 4, see on 4/16 ehk siis 1/4. Niimoodi võib ka seda teha, aga tihtipeale ei ole siin need nii lihtsad, et lihtsalt nagu 2 astmes 3 ja 2 astmes 4. Siin võis olla mingi 2 astmes 20 ja 2 astmes, ma ei tea, 65. Et siis ei ole väga mugav. Järgmine ülesanne. Näete, mul on mingi 125, siin on 25 ja siin on 50. Siin ei ole, ma ei tea, miks see siin on, siin ei ole mitte mingid astmeid ju tegelikult. Et siin võib hakata kohe taandama. Siin võib 5 või 25 läbi jagada. Teemegi seda, et mis meil siin jääb. Ta on nagu kuidagi mugavamalt kirjutada. 25 jagame läbi. Kõigepealt siin. Siia jääb 1, siia jääb ju 2 on ju. Siin, issand, ma ei tea, miks see siin kirjutatud on. Et see on 125 kahendiku. Jah, selline ülesanne. Siin, näete, mul on siin 2 on ju. Siin on mingi 6, siin on 9. Ma kohe tean, et näed, kui mul on siin see kõige väiksem alus on antud juhul 2 on ju. Aga suuremad on siin 9 ja 6. 9 ei saa kuidagi esitada kui 6 või kui 2 astmena on ju. Ainult 3 saab. Tähendab 9 on ju 3 astmes 2. Ehk siis me võime seda 3 astmes 2 siia asendada. Okei, teeme seda. Aga 6 on ju 2 astmes 3 on ju 6. Ehk siis või 2 korda 3 me võime siia 6 asemele asendada. Teeme seda. Kõigepealt kustutan selle ära. See on 2 astmes 6, las teeb oma kohale korda 2 korda 3 astmes 18. Okei. 2 astmes 25 korda 3 astmes 2. Nüüd läheb nagu paremaks on ju. Nagu tuttav juba pilt. 2 astmes 6 korda. See aste läheb igale tegurile. 2 astmes 18 korda 3 astmes 18 jagatud 2 astmes 25 korda 3 astmes 2. Üleval on mul siin 2 on ju. Ja astmeid võib ju liita oma vahel. See on 2 astmes, mis ta on 24 korda 3 astmes 18 jagatud 2 astmes 25 korda 3 astmes 2. Olemas. Ma näen kohe, et mul on siin, saab taandada. Siin on 24 kahte oli reas ja siin oli 25. 1 kahene jäi järgi. Ja 3 astmes 2 läheb ära ja siia jääb astmes 16. Ehk siis on 3 astmes 16 jagatud 2. Selline ülesanne. Opa, nüüd läheb ju eriti põnevamaks. Näete, mul on mingi selline asi, aga mul on siin astmes mingi avaldis. Ja ma kõigepealt soovitangi seda lahti kirjutada. See on... jah, ma soovitan niimoodi läheneda. See on 2 astmes 2n miinus 3. Mis see küll tähendab? Me teame, et astmeid lahutatakse siis, kui me jagame. Ehk siis see on 2 astmes 2n jagatud 2 astmes 3. Kontrollime ära. Et kui ma näeks praegu siukast asja, et kui ma seda näiteks ei näe praegu, kui ma näen sellist asja, siis ma ju kirjutan lahti, et astmeid omavahel ühesuguse alusega on ju, siis astmeid omavahel lahutame 2n miinus 3. Täpselt sama asi. Ehk siis, kui ma näen sellist asja, kui on astmes avaldis, siis ma kirjutan lahti seda sellise jagadisena.
Ja seda enam ma soovitan lahti kirjutada sellise jagatisena. Et oleks see nagu murruna. Okei, see on nüüd, selle arvuga on nüüd korras. See on meil tehtud, see on meil siin. Toimetame sellega. Võtame seda siin. See on 3 astmes 2n pluss n. See tähendab, et kui mul on astmes siin liitmine, see tähendab seda, et toimus mingisugune korruti. See on 3 astmes 2n korda 3 astmes n ju. Näete. Mingi korrutis toimus mul siin. Ja nüüd, kui ma hakkaks nagu korrutama kasutusomadus, siis ma saaks ju täpselt sama. See on 3 astmes 2n pluss n. See ja see on sama. Nii, nüüd ma seda sain korda. See on nüüd mul selline tulemus. Näete, siin. Ja nüüd see arv korda see arv. Kirjutame see ka lahti niimoodi nagu, teeme siukest nagu tehed. See on 2 astmes 2n jagatud 2 astmes 3 korda 3 astmes 2n korda 3 astmes n. Nii, kui mul on mingi murd ja korrutan veel mingi asjaga, on ju, siis seda ma kujutan ette nagu jagatud ühega, siis korrutan lugejad omavahel ja nimetajad omavahel. Kirjutan 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n korda 3 astmes n jagatud 2 astmes 3. See on nüüd see lugeja siin. Lugejaga on korras. Aga nüüd ma näen, et mul on siin, või nimetaja tähendab, vabandust, nimetaja on korras. Aga lugejas on mul 36 astmes n. Ja kui ma näen, et siin on 36 astmes n on ju, siis ja all siin nimetajas mul on mingi 2 ja 3, siis ma proovin seda 36 esitada kui nagu 2 ja 3 mingisugused astmed. Aga ma tean seda, et 36 on ju 6 astmes 2. No kirjutame seda, see on 6 astmes 2 ja astmes n. See tähendab, et see on 6 astmes 2n. No, astmeid siin korrutame omavahel. Aga 6 on ju 2 korda 3. See on 2 korda 3 astmes 2n. Ja nüüd on mul mingi korrutis, ehk siis see aste läheb igale sellele tegurile. 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n. Luge on meil selline, aga nimetaja on selline. Ja mis ma pean tegema? Ma pean need omavahel läbi jagama. Teeme seda ma liigutan natuke. Ja ma sellist tehet teen. Teeme nii, et see on meie esimene tehe. See on meie teine tehe. See oli 3. See oli 4. Ja 5. tehe hakkab olema selline, et ma jagan omavahel 2 astmes n korda 3 astmes 2n. See on nüüd luge jagatud 2 astmes, mul nüüd läheb kõik sassi, 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n korda 3 astmes n jagatud 2 astmes 3. Niimoodi. Ja näete, kui mul on mingi selline asi, siis ma võin seda kohe kujutada, kui murd on ju. See oleks nagu murd. Kirjutame seda niimoodi lahti ka, siis on nagu parem vaadata. 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n jagatud ühega. Jagatud, nüüd see värk, nüüd ma kopeerin, sest ma ei viitsi enam kirjutada. Sest mul on see võimalus siin kopeerida. Niimoodi. Ja kui mul on murdude jagatis, see tähendab seda, et tagumine murd pöörab ja see muutub korrutiseks ju. 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n korda 2 astmes 3 jagatud ja nimetajas on nüüd see mul. See on 2 astmes 2n korda 3 astmes 2n korda 3 astmes n. Jumala vastik ülesanne, aga mis teha? Need lähevad ära ja see on 2 astmes 3 ehk siis lihtsalt 8 jagatud 3 astmes n. Ehk siis siia on 8 jagatud 3 astmes n. Selline vastus. Järgmine ülesanne. Järgmine ülesanne. No nii, kõigepealt hakkan rahulikult uurima neid
astme alused, mis mul on. Kõige väiksem on ju 2. Kõige väiksem on 2. Ma kohe nagu hakkan kohe vaatama, et kuidas ma saan siin, kas ma leian siin nendest mingisugust arvu, mida saab esitada 2 astmena. See on 8. On ju. Et ma tean, et 8 on ju 2 astmes 3. Okei, see on leitud. Aga 14 ju ei saa 2 astmena esitada, aga ma tean, et 14 on ju 2 korda 7. Okei, näed, siin figureerib see 2 nüüd. 13 ei saa mitte mingisuguste arvude korrutisena esitada, sest see on algarv. 7 täpselt samuti, aga 26 on mul ju 2 korda 13. Ja ma proovin nüüd need asjad, mis ma siia sain. Ma asendan siia, see läheb 8 asemele. See 2 korda 7 läheb siia nüüd 14 asemele. Ja 2 korda 13 läheb nüüd selle asemele siia. Ja kui ma seda nüüd niimoodi lahti kirjutan rahulikult, siis ma kohe näen, et siin on tekib mingi koht, kus saab taandada. 2 korda 7 astmes 10, korda 13 astmes 6, korda 2 astmes 3 ja astmes 4, 2 astmes 8, korda 7 astmes 9, korda 2 korda 13 astmes 5. Võrdub. Mul on siin mingi korrutis ja astmes, aste läheb igale tegurile. Siin on aste astmes, neid korrutame oma vahel. Siin on jälle mingi korrutis, aste läheb igale tegurile. Jälle kirjutame see niimoodi edasi. 2 astmes 10, korda 7 astmes 10, korda 13 astmes 6, korda 2 astmes 12 ju olemas. 2 astmes 8, korda 7 astmes 9, korda 2 astmes 5, korda 13 astmes 5. Nii. Ma nüüd kohe näen, et mul on siin 7 on ju. Siin 7 ja siin on 7. Siis ma saan ju vaadata, siis ma saan neid nii-öelda taandada. Siin on 9 korda see 7 niimoodi reas oli, aga siin on 10 korda. See tähendab, et see läheb ära ja siia jääb aste 1. 13 täpselt samamoodi. Siin on 13, 5 tükki reas, aga siin on 13, 6 tükki reas. Siia jääb astmes 1. Okei, nüüd, et mul ei läheks sassi, ma ei hakka praegu veel siin taandama. Et ma näen, et mul on siin 2 astmes 10 ja 2 astmes 12. Kui ma need korrutan oma vahel, siis ma võin astendajad liita. See on 2 astmes 22 või korda 7 korda 13 jagatud. Siin on täpselt sama. 2 ja 2 astendajad liidame oma vahel. See on 2 astmes 8 plus 5 on 13. Edasi. Siin on 13 kahte, nad lähevad kõik ära. 22 miinus. Ma ei viitsi. See on 22 miinus 13 on 9. On ju nii? Jah. See vastus tuleb siis selline 2 astmes 9 korda 7 korda 13 jagatud 1. Seda jagatud 1 ei pidanud kirjutama, aga ma kirjutasin. Jälle sarnane ülesanne, mis me juba tegime. Me jõuame varsti lõpupoole. Varsti lõpetame. Ma vist ei viitsi päris lõpuni ikkagi minna. Aga teeme see ära, sest see on tähtis siin. Kõigepealt mul on siin 5 n plus 1, see tähendab, et 5 n-indas korda 5 ju. On ju nii? 5 astmes 1 võib siin kirjutada, aga seda ei kirjutata. Ja 5 astmes n miinus 1 on ju 5 n-indas jagatud 5-ga. See on nüüd siin, on ju? Ja seda tehed me tegime siia. Ja nüüd me peame need omavahel siin lahutama ka. Lahutame siis 5 n-indas korda 5 miinus 5 n-indas jagatud 5-ga. Siin oleks nagu murd ja see tagumine on murd. Ühine nimetaja on neil 5 tuleb. Seda laiendab 5-ga. See on 5 n-indas korda 5 korda 5 miinus 5 n-indas. See 5 korda 5 on ju 25. See on 25
korda 5 enindas miinus 5 enindas. See on jagatud 5-ga. Aga nüüd mul tekib selline olukord, kus ma tahan väga, et te hakkate selliseid olukordi märkama. Näete, mul on 25 õuna miinus 1 õun. Näete, mul on nagu nii-öelda siin, kus ma seda seletan? Ma nagu saan aru, et kui mul on mingi, näete, mul on mingi vahe siin on ju. Ja mul on 25 midagi, miinus 1 see midagi. Noh, saate aru. Et ma pean märkama selliseid olukordi. 25 õuna, ma nüüd selle 5 enni asemel kirjutasin lihtsalt õuna. Miinus see õun on ju. 25 õuna miinus 1 õun on ju 24 õuna. Aga siis ma saan ju kirjutada. Õuna asemel oli mul ju 5 enindas. See on 24, 5 korda 5 enindas jagatud 5-ga. Okei. See on nüüd minu, mis asi? See on nüüd minu, mul on nüüd kõik sassi, see oli minu lugeja, mis ma sain. Aga nimetaja on ju mul 10. Ehk siis ma pean seda lugejat 24 korda 5 enindas jagatud 5-ga jagama läbi 10-ga. Ehk siis niimoodi võib kirjutada. Kui ma jagan, siis see tagumine murd pöörab ja muutub korrutamiseks 5 ja siin on 10. Okei. Nüüd võib siin hakata taandama. 24 ja 10 mõlemad jaguvad 2-ga. Siia jääb 5 ja siia jääb mul 12. See tähendab, et 12 korda 5 enindas jagatud ja siin on 5 korda 5 on 25. Selline vastus. 12 korda 5 enindas jagatud 25-ga olemas. Võtame, mis asja me võtame, mis oleks nagu põnev. No siin on arusaadav, näete. Siin te näete need astmed liidate oma vahel. Siin see aasta läheb igale sellele tegurile ja 49 on ju 7 ruudus ja siis saate need 7 ära taandada. Seda me hakkame lahendama. Siin see olukord on ka, no kõigepealt ma näen, et 4 astmes 2 on ju 16 ja siin sulgudes mul tekib 16 miinus 17 ehk siis sulgudes on vastus siia miinus 1 on ju. Ja siin on lihtsalt mingi tavaline arvudega toimetamine. Proovime seda ära teha. See võrdub 1-ga. Okei. 1 pluss. Ja nüüd vaadake nüüd siia. Ma näen siukast asja. Siin on 3 astmes miinus 2 ja me rääkisime seda, et kui ma näen miinus siin astmes, siis ma tahan nagu seda korrust vahetada. Aga ma saan seda teha ainult siis, kui mul üleval on, kui seda näiteks ei oleks, siis jää, on ju. Aga kui mul on üleval mingi summa, siis ma ei saa lihtsalt välja kakkuda seda mingit arvusi ja hakata seda kolima kuskile. Ma kõigepealt pean seda tehet siin nii-öelda, siin selles summas, mis meil nüüd tekib, ära tegema. Näete, see näeb jälle niimoodi 3 astmes 3 korda 1 jagatud 3 astmes 2 ja nüüd jagatud 4 astmes miinus 1. Ehk siis mul siin nii-öelda tekib oma ette selline veel korrutis, kuna meil oli siin see summa. Lihtsalt sellepärast. Kui mul seda ei oleks, ma veel kord lihtsalt ütlen seda, kui mul seda ei oleks, jah, see läheks alla. Aga kui mul on see summa, siis ma ei saa niimoodi teha. Okei, see on 1 pluss, nüüd võib siin taandada, siin oli 3 siit 2 tükki kirjas ja siin oli 3, see tähendab 1 jääb. See pluss 3 jagatud 4 miinus 1. 1 pluss 3 on 4 jagatud 4 astmes miinus 1 ja nüüd see läheb üles. Ja see on 4 korda 4. Ja see on 16. Ilus. Teeme seda viimast ka ära. Teeme viimast ja siis lõpetame. Mul on siin mingi jagatis. Tegelikult, kui ma kirjutaks seda murruna, see näeks välja niimoodi jagatud 5 astmes miinus 3, jagatud 5 astmes 6. Aga noh, see ei ole eriti ilus on ju, see ei ole lihtsalt mugav kõigepealt. Siis ma teen niimoodi, et kõigepealt teen seda jagamist. See on 5 astmes 5. Jagatud 5 astmes miinus 3. Siin on miinusmärk astmes, see kolib üles. See on 5 astmes 8. No ma arvutasin kohe ära, sest noh, kui siia tuleb see korda 5 astmes 3
5 pluss 3 on ju 8, see on 5 astmes 8. Ja nüüd see 5 astmes 8 jagan 5 astmes 6-ga. Jagan 5 astmes 6-ga. See tähendab seda, et see on 5 astmes 2 ju. Ehk 25 olemas. See on nüüd see pool, me arvutasime välja. Aga kirjutamegi siia edasi, see on 25 pluss mingi murd astmes, aste läheb nii lugejale kui nimetele, pluss 16 25 jagatud 10 astmes miinus 3 on ju 1 jagatud 10 astmes 3. Okei, 25 pluss 16 25 tagumine murd pöörab nüüd, sest meil on jagamine korda 10 astmes 3 ja 1 on siin. Oi, siin tuleb mingid suured arvud, ma ei viitsi nendega hakata. See on 25 pluss 16 korda 1000. No see on 1000. See on 16 000 oi. Jagatud 25-ga. Seda laiendab 25-ga. Siis meil tuleb 625 pluss 16 000 jagatud 25. Ja see on 16 625 jagatud 25-ga. Ja ma ei viitsi seda läbi jagada, kuigi ma olen kindel, et nad jaguvad oma vahel. Oi, mul on veel see mingi iludus, aga me ei hakka seda tegema. See on sarnane sellega, mis me juba tegime. Võib-olla me juba tegime seda ära, ma ei mäleta nüüd, mis me juba oleme jõudnud ära teha, mida mitte. Nii. Need olid ülesanded astmetega. Ma loodan, et teile meeldis see video ja ma loodan, et sellest oli kasu.